Ja tervist, me teeme siin seda LinkedIni asja esimest korda, nii et kuhugi ta läheb ja päris täpselt me ei tea, kuhu ta läheb, aga kuhugi ta läheb. Nii et tere kõigile, kes meid kuskil vaatavad. Et mina olen Raimo Ülavere ja siis kes meil veel Mina siin olen on? Karmen Reinpõld või? Ja, no vot, et me teeme selle asja nüüd ära ja siis kui oleks hirmus tänulik, kui te kuskil meid näete, siis andke meile märku, kirjutage kuhugi või midagi sellist. Aga igal juhul meie eesmärk täna on siis kuskil poole tunni jooksul, võib-olla isegi mitte nii kaua, aga rääkida rekalibreerimisest. Tõenäoliselt oled kursis, et meil on tulemas üks üritus 13. oktoobril, reedene rõõm. Ja seal on meil siis, tahame rääkida mentaalsest tugevusest, tasakaalust, söömisest, magamisest, kõigest muust ja see tänane nii-öelda live katse on siis selle ürituse kontekstis. Läheb nii, Karmen? Just, et natukene tausta infot rohkemat, et mis seal juhtuma hakkab ja miks me seda siis teeme. Aga võib-olla alustakski sellest, et miks me seda teeme, miks me seda üritust teeme ja võib-olla siis ka veidi sellest, et millesse me usume ja millest me ei usu, et miks me teeme. Üks põhjus on võib-olla see, et me kuidagi mõlemad tundub, et usume sellist asja, et igasugused muutused ja asjad, toredad asjad, eriti mis meil elus juhtuvad, et me liigume sinna pigem sammhaaval ja järjekindlusega ehk tehes neid asju pigem väikeste sammudega, mitte 180 kraadi pööretega, et selliseid 180 kraadi pöördeid mina vähemasti pole elus liiga palju näinud või kuidas sulle tundub, Karmen? Nii on, et üks pool seal ongi see, et mis me siis oma ärkveloleku ajaga teeme või kuhu me läheme. Teiselt poolt me vaatame seda, et siis see tasakaal säiliks sellega, et see meie keha siis sellele vaimsele poolele järgi tuleks. Et kõik need tegevused eeldavad seda, et me ei tee suuri muutusi, me läheme iga päev sammhaaval edasi ja kui esimene mõte oligi, et me ei plaani kedagi siin pöörata ja 180 kraadi muutusi teha, siis teine on just nimelt see, et see keha peab sinna järgi tulema, toitumine, magamine, füüsiline aktiivsus ja kolmas sammas siis seal või kuidas seda saavutada on selline sõna nagu rütm või rutiinid või harjumused, et kui sa teed väga väikest asja, aga teed seda järjepidevalt igapäevaselt, siis sellel on suur mõju sellele tervikule. See on see, miks me seda teeme. Ja siis on ka võib-olla paar asja, millesse me ei usu või õigemini, võib-olla ütleme siis, millesse me ei usu. Et ma korra proovin siin, et jutt oleks natukene huvitavam, ma jagan oma ekraani ja siis ma saan ka joonistada meie seda toredat juttu, mida me siin räägime natuke visuaalselt parem. Ja see, no nii, ja see millesse me ei usu, võib-olla jah, 3 asja on, et ma kirjutan siia lihtsalt ära selle. Iseenda otsimine, et väga populaarne on iseennast minna kuhugi otsima või leida ennast ülesse või hõllanduda ja unistada ja kõike seda muud. Et see mõttena tundub nagu tore, aga meile vähemasti tundub, et ta ei ole, kuidas ma ütlen lihtsalt, et ta ei ole liiga praktiline. Et aegalt on tore unistada, aga edasi see liiga palju ei pruugi viia, et meil oleks siiski mõistlik
iseenda nagu sihuke tohutu sissevaatamine ära lõpetada ja proovida mõelda pigem sellele, et kuhu ma minna tahan ja miks ma tahan ja nii edasi, et sihuke hõllandumine ja iseenda otsimine ei ole mõistlik, sest me pole kadunud, me pole kuskile jah, kadunud. et sellest iseenda kadumisest või sellest tulenebki, ma arvan, see teine mõte, mis meie jaoks on, et me kuidagimoodi ei usu, et sinul on midagi puudu või et me peaksime hakkama kedagi uueks tegema. Seesama, et ei mingit 180 kraadi pööret, et meil on päris tugev usk, et need inimesed, kes sellel päeval meiega liituvad, et pigem on nendel väga hästi iseendaga ja pigem on seal mõne koha pealt isegi natukene rohkem ja seda peab taltsutama ja leidma siis. Mõte on see, et nagu nügida natukene neid häid asju, mis selles inimeses või kõigis olemas on, et neid natukene siis sellises et see realiseeruks, et see kõik, milleks me oleme suutelised, seda kõike ei pea, et millest tulebki meie 3. punkt. Me ei usu sellesse, tahad sa võtta selle 3. Ma olen väga kirglik selles suhtes, et aja juhtimine, selline tore asi, tehakse koolitusi ja kõik muud, et ma proovin seda nüüd kuidagi niimoodi visuaalselt ka, et me ei usu seda liiga palju. Et see, ühesõnaga, jah, üks asi on usu küsimus ja teine, et see ei tundu nagu väga mõistlik, et panna nagu tohutult auru aja juhtimisse, nipid, trikid, kuidas ma saan 5 minutit kiiremini asju teha. Samal ajal see kõik lähtub natukene sellest loogikast või niisugusest uskumusest, mis fundamentaalselt viibki meid ummikusse. See on see, et kuidas teha vähem ajaga rohkem. Ja kui me niimoodi nagu asjadele läheneme või sellise mõttega nagu asju teeme, siis tegelikult põhimõtteliselt on ainult tõesti aja küsimus, jah, millal me olemegi ummikus, eks ole, ja siis tuleb teha aja juhtimise koolitus. Et me ei oska ega võib-olla isegi taha teha kindlasti aja juhtimise koolitust. Ja just nimelt selles kontekstis, et me ei usu sellesse, et tehes rohkem asju, genereerid sa iseenda jaoks suuremat tähendust või väärtust, mis meil siis selle, lähme siis sinna kallale, et elu mõtte loob, et meil ikkagi, et mingid asjad on meie jaoks olulised ja teeme seda, mis loob meile tähendust ja mis on meile oluline, mitte seda, et saaks selle kvantiteedi võimalikult kõrgele. Ja siis millesse me usume ja mida me siis tegema hakkame, et võib-olla siin niimoodi maitseks me siin paar asja siiski tooks välja. Ja esimene asi, millest tahaks natukene võib-olla rääkida, on perfektsionism. Et seda võib-olla sellest seal kalibreerimas liiga palju nagu otseselt ei räägi, aga miks seda praegu nagu teha on see, et see tundub olevat selline fundamentaalne asi või millest väga palju jamasid saab alguse, kui nagu lihtsalt öelda. Ja selle perfektsionismiga on nagu paar asja, mida tahaks kindlasti öelda. Esiteks on see, et nii-öelda head perfektsionismi. Hea tähendab siis, ma toon näite. Hea perfektsionism on midagi sellist, et lähed töövestlusele ja seal siis räägid, kui tubli sa oled ja mis sa kõik teed ja räägid case'e ja kuidas lahendad igasuguseid olukordi ja nii edasi. Ja siis, kui küsitakse, et on sul siis mõni nõrkus ka või midagi, siis teeskleme natukene aega mõtlemist, vaatame silmadega üles, võib-olla pööritame isegi silmi, eks ole, ja siis ütleme, et üks asi siiski on, et vaata, ma tahan asjad jube hästi ära teha kõik. Et ma olen nagu heas mõttes perfektsionism.
kahjuks või õnneks või ma ei tea, kuidas seda vaadata, sellist asja pole olemas. Head perfektsionismi pole olemas. Miks? Sest perfektsionism on juba oma olemuselt negatiivne, see on kättesaamatu asi. See on asi, mis tuletab meile igal võimalikul juhul meelde, et sul on midagi puudu. Sa pole saavutanud, sa pole kohale jõudnud, sa ei ole piisavalt, sul on midagi puudu. Perfektsionism on idealism ja idealism on oma olemuselt, eks ole, puudulik. Et see on asi, mida tasub meeles pidada. Ja teine asi, mis on nagu vähemalt sama oluline, me kõik oleme perfektsionistid. Ja seda me sageli ei teadvusta endale. Me kõik oleme perfektsionistid. Sina, mina, Karmen, kõik, eks ole. Et küsimus on ainult selles määras ja võib-olla nagu niimoodi maitseks siia juurde, et perfektsionismi tegelikult on 3 tüüpi ja meil kõigil on siis nendes 3 tüübis erineval määral. Ja perfektsionism on, saab mõõta, eks ole, umbes mingisugusel skaalal. Üks on enda suhtes, see on see, millest räägitakse, et mul on kõrged standardid ja kõik muud, eks ole. Ja me saame öelda näiteks, et ma ei tea, minul on see kuskil siin, eks ole, skaalal. Siis teine, millest vähem räägitakse, aga mis on nagu erakordselt suure mõjuga ja mis on kasvav trend, seda on mõõdetud ühiskonnas ka Eestis, perfektsionism levib ülikiiresti praegu. Ja see on seotud, vabandust, mitte enda, aga see on seotud teiste ootustega. Ja see on see, mis sunnib meid olema parem, ilusam, kenam ja miks me tunneme ka kogu aeg, et meil on kogu aeg midagi puudu. Meil on kogu aeg, me ei ole piisavad teiste vaates. Ehkki tõsiasi on see, et teised liiga palju meie peale ei mõtle, eks ole. Ja 3. asi selle perfektsionismiga on teiste suhtes. Ehk teiste suhtes perfektsionism, kui palju me nõuame teistelt, et nad oleks perfektsed. Ja kui te endale peeglisse või ausalt peeglis otsa vaatate, siis seda me teeme ju ka kõik ikkagi. Tuleb tuttav, Karmen? No absoluutselt ja sellest ju lähtuvalt on, et kui sina räägid paljuski selles, või ütleme, et meie maailm on ju üles ehitatud selle peale, et me tahame olla edukad ja edukuse defineerime me ise, mis iganes valdkonnas, mis iganes skaalal me seda määrame. Aga see on nagu see niinimetatud elu, mida me elame, aga see perfektsionism ju väga selgelt me näeme, kuidas ta takistab siis meie keha või siis selle vundamendi, mis meil on, mida me peame siis magamist ja söömist, et miks sellega tihti lood ei ole niivõrd hästi ja kuigi ma tahan siia juurde 3. parameetrina tuua alati selle füüsilise aktiivsuse, siis sellega kipuvad need lood veel kehvemini olema, sellepärast et kui söömist ja magamist kuidagi moodi lõppude lõpuks me paratamatult sinna jõuame või see keha teeb võimatuks selle, et me neid asju ei teeks, siis see füüsiline aktiivsus on kuidagi, seda on võimalik väga kaua ignoreerida, aga see perfektsionism iseeneses me näeme, et väga tihti või see tuleb kõik sellest tervikust kokku, et me tahame, et kõik asjad oleksid ideaalsed, me tahame võimalikult kiiresti neid asju, kui üks asi läheb pekki on ja täna, siis nagu meil see ütlus on, et läks trumminguga pulgad, et siis keha iseenesest, millest me kindlasti väga palju seal rekalibreerimisel räägime või mis meile meeldib, on rääkida komplekssüsteemist, et keha ei ole niivõrd keeruline süsteem, kui on rakett ja raketi keerulisus seisneb küll selles, et ta koosneb väga-väga paljudest osadest, aga kui me nuppu vajutame, siis loodetavasti ta ikka
lendab õhku ja mitte selles mõttes plahvatab, vaid hakkab lendama. Aga keha puhul meil on väga palju lihtsaid süsteeme seal kehas, aga nende omavaheline interaktsioon on siis see, mis selle asja kompleksseks teeb, et me ei tea, mis see tulem seal on. Ja sestap kõik see rütm, millest me räägime, on just nimelt see, kuidas me saame keha kõige paremini mõjutada sellega, et me teeme järjepidevalt lihtsaid asju ja kui täna läks pekki, siis homme me alustame täpselt samamoodi algusest ja tegelikult keha isegi ei saanud aru, et see üks päev pekki läks. Et ei mingit perfektsionismi, siin on lihtsalt vaja peamaas need asjad ära teha nii hästi, kui me suudame ja siis on juba kõik väga hästi. Jah, lihtsalt öeldes minu peas on see kokku kogunenud sellise teadmisega, et kui nende alumiste asjadega on jama, siis me ei räägi mingisugusest edust. Või kuidas iganes me seda enda jaoks nagu tahame defineerida, et see on nii-öelda vundament ja perfektsionism haavab seda vundamenti. Kenasti öeldud. Just. Ja võib-olla siis ühest asjast või paarist asjast maitseks veel, et me oleme lubanud rääkida seal sellisest asjast nagu mentaalne tugevus. Mitte ainult rääkida muuseas, et meil on plaanis ka teha test, õigemini meie ei tee mingit testi, ise teed ikka. Aga see on nagu, meie saadame küsimustikku, täidad ära, saad vastused ja seal on mentaalse tugevuse erinevad nii-öelda aspektid seal, kuidas emotsioonide kontroll, kuidas sa eesmärkidega suhtled, väljakutsetele reageerid, sinu enesekindlusest ja nii edasi, saab seal teatud skaalad, saab soovitused, saab konkreetse nagu võrdluse, ma ei tea, teiste mingisuguse arvatava keskmise ja kõige muuga. Aga ma võib-olla täna korraks niimoodi tooks välja, et millest me räägime, mis see nagu iva või miks me sellest räägime. Me räägime seda sellepärast, et hästi lihtsalt proovin, et kui tavaliselt me teeme niimoodi väga paljudel juhtudel, kui tuleb mingisugune impulss, meil on pingeolukord või mingi stress, eks ole, siis meie käitumisviis on hästi selline suhteliselt lihtne. On impulss, mingisugune asi juhtub, meil on reaktsioon. Meie kas keha reageerib, meie pea reageerib, me reageerime, eks ole. Ja väga paljudel juhtudel see ei ole väga mõistlik, mida me teeme, eks ole. See on nii-öelda alalhoiu instinkt võib-olla, aga kas ta on ka mõistlik, kas see aitab meid edasi liikuda, ei tea, eks ole. Pigem enamasti mitte või väga sageli vähemasti mitte. Ja millest me siis seal mentaalse tugevuse kontekstis räägime, on impulss ja pärast seda tuleb kaks asja, mis on nagu mentaalne tugevus tegelikult. Paus ja otsus. Ehk me teeme teadliku sellise pausi ja me teeme teadliku otsuse, et teha natukene nagu parem otsus, kuidas edasi käituda. Ehk mis see tegevus edasi peaks olema. Nii et kui võtta mentaalne tugevus, kus kohas see meil paistab, siis me räägime sellest asjast. Ja eelkõige me räägime sellest asjast, kui seda kõike mõjutab, ütleme selle asja nimi stress või ka pinge. Et muidu, kui on rahulolek ja pingeid pole, siis elu on ilus ja kõik on tore. Aga sellist olukorda, see vähemasti päris kindlasti see ei kesta kaua ja see pinge ja stress meile igal juhul tuleb. Tahad midagi täiendada, Karmen? Nagu ikka, me oleme siin tandemine, et kui Rainma räägib just mõeld sellest poolest, mis kuna meil enamus aega läheb ikka sinna töötähe all või mis iganes tööks peab, aga mingisugune saavutus, edu ja nii edasi, siis mina tulen selle sama teemaga, mis resoneerub siin, et selle keha ja vundamendi poolelt. Et kui ma eelnevalt mainisin keha kui komplekssüsteem, et siis seal samal koolitusel mina lähenen kehale
tervikuna veel sellise tasakaalupunkti poolt, et meil on siis autonoomne närvisüsteem, mis koosneb 2 osast, et ühte osa sa võid mõelda siis, et võitle või põgene, ütleme kõik elu mõjutavad või töö juures toimuvad muutvad sündmused või olulised asjad toimuvad tegelikult selles režiimis, et sa oled, sul on aktiveerunud võitleja põgene närvisüsteem, et sul pulss on natukene kõrgem, verevool läheb kiiremaks, tunned, et ma ei tea, suu kuivab, kõik selline pool on ja siis teistpidi ja see, kuule Raimo, see nii negatiivne ei ole, et see on nagu vajalik meil eluks ka, aga ma teen natuke suunurgat siis. Tee ülesse poole, aga see tasakaal saavutatakse sellega, et teisel pool on meil siis see teine autonoomne närvisüsteemi osa, mida me siis nimetame puhka ja seedi. Ja sõna otseses mõttes, et kui me magame või me sööme, ehk siis pärastine seedeprotsess, et siis peab olema aktiveerunud just nimelt see närvisüsteemi osa, et saaksid toimuda sellised protsessid, mis siis keha taastavad, et me saaksime energiat, et me saaksime puhata. Ja nüüd see osa, mis Raimo rääkis sellest pausist ja otsusest, väga tihti me ise ei taju nende 2 dominantsi erinevust või et millal üks nagu saab või ütleme siis teistpidi, et me ei oska neid ümber lülitada teadlikult või me isegi ei pane tähele, et me peaksime seda tegema. Et me näeme seda, et inimestel on kiire, isegi kui nad lähevad sinna lõunale, paljud ütlevad, et nendel ei ole aega lõunal käiagi tööajal, siis nad ahmivad omale selle toidu sisse, saamata aru, mida nad söövad, aga see, et nad ise aru ei saa, põhiline on see, et kui sulle ikkagi see võitleja põgene süsteem on aktiveerunud, siis ei saa toimuda ka seedeprotsess. Ja see on üks trigger või põhiline põhjustaja, mis maailmas on, öeldakse, et isegi 10–15% populatsioonist on levinud siis ärritunud soole sündroom, mis siis kas väljendub kõhuvalus, pinges, et see tuleneb tegelikult sellest, et see võitleja põgene närvisüsteem on kogu aeg domineeriv ja ei lase tegelikult keha fundamentaalsetel osadel toimida, mis on siis seedimine ja magamine. Ehk kui me oskame teha seda pausi ja otsust ja ümberlülitust, et nüüd mu see niinimetatud stressi osa jääb korra siia, ma lülitan ennast ümber, mismoodi peavad toimuma magama mineku rituaalid, kõik see, et ma saaksin maksimaalselt kasu selle jaoks, et mu vundament oleks väga lai ja tugev selle jaoks, et ma saaksin siis päeval ennast realiseerida ja iseenda jaoks defineeritud edu siis kätte saada. Et see on see, kuidas see mõte resoneerib minuga. Mis on, kui ma seda vaatan ja sind kuulan, siis mis on ka oluline öelda, et mõlemad on tähtsad, et see ei ole nii, et üks on üks hea, teine halb, et mõlemad on tähtsad. Aga see on ülimalt oluline, jah. Et nende vahel toimuks mingisugune mõistlik rütm ja paus ja ümber lülitamine, eks ole, et see on oluline. Just. Ja, et see on väga-väga oluline, et mõlemad on täpselt sama vajalikud, aga seal peab leiduma selline tasakaal nende vahel. Ja ajas ka me võime öelda, et ühes ajaperioodis meil on üks pool on, kui me võtame isegi päeva, et siis ta on enamuses domineeriv ja siis meil on näiteks hilisem ajaperiood. Ma ei tahaks nüüd öelda, et suvel puhkus on ja see ei ole ka väga mõistlik lähenemine sellele asjale, aga meil elus on kindlasti neid, et seal ei ole tasakaalu selles mõttes, et me otsime kuskil nullnivood, vaid see üles-alla käimine on hästi oluline, aga oluline on see, et see üles-alla käimine toimuks.
ja selle jutu võib-olla siia, no mida me seal räägime, seal kalibreerimisel on see kehaga seos ja kõike muud, eks ole. Me räägime ka tööst, me räägime sellest rütmist, kuidas seda seada, et me ei hakka vaatama väga sügavalt sinu siseorganitesse, aga me räägime ikkagi nagu sellest töö ja tegemise ja elu kontekstis, kuidas sa saaksid seda mõistlikku rütmi enda jaoks sättida. Ja võib-olla siia lõpetuseks nagu üks oluline asi, mis on nagu võib-olla natuke selline hoiakuline asi, aga millest on see meie koolitus ka väga palju kantud on, kirjutan selle kohe siia üles, see on eelmise slaidi või selle jutu nagu jätkuks, mida on hea meelde jätta lõpetuseks. Stress on hea asi. Küsimus on, kuidas me temaga hakkama saame, kuidas teda ennast nii-öelda kasulikuks teha, kuidas temaga saavutada ilma stressita üldiselt asju maailmas ei juhtu. Just. Ja. No vot, see on see, mis me tahtsime praegu võib-olla esimese hooga teile öelda ja näidata ja kuhugi see asi nüüd LinkedIni on läinud, eks ole, et proovime ta siis üles leida ja kui leidsite, siis andke märku ja väga-väga ootame, tulge, mõned kohad on veel saalis täitsa vabad ja need, kes on tulnud, väga kihvt seltskond on. Nii et tule ja vaata üle. Karmen, ütled veel midagi toredat lõppu? Yeah. See kogemus, mis me oleme teinud selles raamis, minu meelest üks ägedamaid asju on või peamisi asju on need ägedad inimesed, kes sinna on tulnud. Et see on hästi oluline. Ja. Okei, aitäh ja näeme siis juba kellega koolitusel, kellega muus kontekstis. Tšau. Just, aitäh. Tšau.